Me olime viimane pere, kes 52. aastal, me tulime Saksamaalt ära, kes UNDRA oli nagu abistamis, ma ei teagi, mis see täpselt on, seda peab, jah, kuskil on kirjutatud, kes abistas põgenikke igatahes ja me olime see viimane pere, keda nad tõid Ameerikasse. Ma mäletan seda sellepärast, et sellest, meil on lehepildid ja artiklid, tead, kuidas mu vanemaid nii õnnitletakse, et nad nüüd on Ameerikasse saanud ja viimane pere. Ja ma arvan, me olime viimane pere sellepärast, me pidime juba varem tulema, oli juba nimekirjas ja välja kuulutatud, et meil oli tulek Ameerikasse, mu vanaema tuli aasta varem, aga siis mu ema ootas last ja mu vend sündis novembris just ennem seda, nii ma arvan, tõenäoliselt see oli selle tõttu. Ja kuna me olime viimane pere, siis hiljem, kui oli Ungari revolutsioon ja Ungarist hakati tooma neid põgenikku, siis meid kutsuti sinna New Yorki ja ma mäletan seda nii hästi, ma olin kas 7 või 8. Me seisime seal Ameerika lippudega ja me tervitasime neid ja see oli mulle eriti põnev, sest et nii noorelt, mu esimene kord ma olin hotellis kuskil ja tead, meid võeti vastu väga kenasti, tehti interviewsi ja nii et ma arvan, et kuna me olime see viimane, tead, meie tulime Flying Tiger Airlines ja ma tean seda, et me lendasime üle Iirimaa ja me pidime Iirimaal peatuma, sest midagi oli lennukiga natuke, ma ei tea, kas propeller või mingi asi oli probleemiks. Aga siis jälle parandati ära ja ma ei arva, et me olime seal eriti kaua, võib-olla üle öö või midagi ja siis edasi New Yorki. Nii et meil ei ole seda laeva lugu ka. Siis viidi kohe bussidega Seabrooki. Seabrook on üks väike küla Lõuna New Jersey's ja see on võib-olla umbes 3 tundi, 4 tundi võib-olla siis bussiga New Yorgist. Ja Seabrooki sellepärast, et seal oli üks tööstus, mille nimi oli Seabrook Farms. Charles F. Seabrook oli üle 30-40 aasta ehitanud endale ühe suure taluvõrgustiku ja ühe külmetusvabriku sinna. Ja see oli üks Ameerika esimene sügav külmetusvabrik, kus juurvilju ja puuvilju sügav külmetusega kohe tehti. Ja ta vajas tööjõudu ja ta vajas eriti ajutist tööjõudu suvekuudel, kui oli just see hooaeg, kui kõik asjad kasvasid. Ennem kui eestlased sinna ilmusid, olid jaapanlased sinna tulnud. Ja jaapanlased milleks sellepärast, et kui Ameerika oli sõjas Jaapaniga, siis jaapanlased pandi ka koonduslaagritesse. Kuna need jaapanlased, kes Ameerikas elasid, kuna oli Ameerikas mure, et et nad hakkavad siin märatsema või hakkavad märatsema, aga rohkem võib-olla tead Jaapaniga liituma ja mingisuguseid luuretöid tegema või ma ei tea, mida nad kartsid. Need olid jaapanlased, kes olid elanud aastaid, neil olid oma kodud, oma majad ja see oli peaaegu nagu küüditamine ka, et ainult mitte tead nii nagu Venemaa küüditamine oli. Igatahes nad pandi laagritesse, öeldi, et võtke oma, mis te saate kaasa kanda ja nad olid paar aastat laagrites. Ja siis, kui sõda lõppes, siis neid lasti, tead, et minge nüüd elage, otsige, muidugi nende majad ja kohad, kus nad olid juba olnud. Nad ei saanud sinna enam tagasi minna, kas need olid ära likvideeritud või müüdud, võib-olla mõni üksik sai, aga põhiliselt oli nii, et nad pidid uue elu alustama. Nii et nemad tulid ka sinna Seabrooki, sest et Seabrook pakkus neile tööd ja elamist. 50ndate keskpaigal oli seal võib-olla umbes 600 inimest, 600 eestlast. Minu meelest ma olen kuskil lugenud, et vähemalt 1000 eestlast liikusid sealt kunagi läbi. Mõned inimesed tulid sinna ainult paariks kuuks ja liikusid edasi. Said võib-olla kuskil mujal sugulastega kontakti või mingit paremat tööpakkumist kuskil. Aga mina elasin seal 12 aastat. Ma arvan sellepärast, et mu isal oli seal võrdlemisi hea koht. Kui inimesed sinna ilmusid, neile anti kohe üks korter, kus elada, seal oli mööbel sees, seal olid nõud, seal olid voodipesu, kõik niisugused asjad olemas. Neil anti, seal oli pood, kus nad said toitu osta, mis neil vaja oli, arstiteenindus oli seal. Ja minu sõbrad olidki, kui ma üles kasvasin, jaapanlased ja eestlased. Ja meie olime seal koolis nagu
püüdlikud, me olime seal alati esimesed klassides. meil oli tihe Eesti elu seal. Seal olid Eesti pühapäevakool, mis toimus laupäeval, aga seal oli niisugune kiriklik komponent, aga ka eesti keele niisugune natukene harjutused, laulmine eesti keeles, rahvatantsu, eesti kultuuri ja Eestist kirjad, pakid Eestisse. see oli üks suur osa elust, et pakke saata Eestisse. ma mäletan, kuidas neid koguti mitu kuud, et mis saata, et mis Eestist oli vaja, keegi tahtis, kas on võimalik mingid ülikonna riied saada. Siis muidugi riided, millest me olime välja ise kasvanud, mis olid ikka tead nii heas olukorras, eriti kuna olin mina ja mul lõpuks oli veel 3 venda. 2 venda sündisid veel Seabrooke'is. Alati kohvipakk kindlasti, ma ei tea, mis sinna veel läksid. Nii et juba kaua aega plaaniti, kuidas seda, mis sinna sisse ja siis lõpuks see paki tegemine ja siis mingi riie sinna ümber õmmeldi, et see oleks nagu kindel ja siis aadress peal ja siis vist ma ei tea, kas pidi minema Philadelphiasse või ma arvan, pidi minema kuskile kaugemale kohta, kus seda ära saata, kust sai pakk Euroopasse saata või pakk Eestisse saata. Kui ma olin 5-6 aastane, juba 54-55, ma arvan, esimesed kirjad hakkasid edasi-tagasi käima. Ma mäletan, et minu vanaisa Herman Merikani õde, kes elas ikka veel Tartus, oli oma nime muutnud natuke. Ta ei olnud Merikan, ta oli Merikandi. Sest et mitte siduda seda, et ta oli mu vanaisa sugulane kuidagi viisi. Vanaisa, kes oli piiripolitsei ja nii et ja kirjad alati läksid umbes nii, et alguses see kiri ei olnudki minu vanaisale. Tead kuidagi viisi, et sa ei nimeta, kellele sa päriselt kirjutad, eks? Sest et oli ikka see tunne, et sa ei tahtnud halba teha inimestele, kes Eestis elavad. Et keegi, kes on ära põgenenud ja kes oli võib-olla Saksa sõjaväes või politseis või ükskõik mis, et see on nagu nendega nüüd kontaktis. Need kirjad, neid loeti, neid arutati, mu ema ja vanaema kogus aeg tead, et mis seal oli juhtumas ja mõtle, mis siin ja see oli see proua ja nad tuletasid meelde Eesti aege kogus aeg. Ja mis mind alati pani naerma oli, et mu vanema ema alati oli eri mälestus asjast. See oli sellel tänaval. Ei, see ei olnud sellel tänaval, see oli sellel tänaval. Mis sina tead, sina olid siis nii noor, sa ei mäleta midagi. Ei, ma tean väga hästi, tead niisugused jutud. See jutt, millega ma üles kasvasin ja mu ema oli, ta oli nii suur kommunistide, venelaste, punaste asjade vihkaja. Me ei tohtinud punast kanda. See oli kindel. Ja kõik, mis oli maailmaga viga, oli punaste, kommunistide, venelaste süü. See oli ka kindel. Aga mu ema oli, ta oli 16, kui ta ära tuli ja pluss tal on seda juttu, ma olen nii palju kuulnud, et tema onud küüditati ära. Onud tapeti vist kohe päris kiiresti maha. Üks tädi suri puukukust tal Siberis otsa. Teine, need, kes kõost küüditati, seal oli 3 last, üks oli imik. Ja see imik suri rongi peal ja vähemalt minu ema jutt oli alati, et ta visati rongi aknast välja, see surnud laps, eks. See, kui sa kasvad üles pagulasena, ma mäletan seda, sõbrad, kellega sa kasvad üles, kes ei ole eestlased, näiteks ameeriklased, neil on vanaemad, neil on vanaisad, neil on tädid, neil on onud, neil on mingid suguvõsad, neil on pööningud, sa loed laste jutte, et lähme üles pööningule, vaatame, mis vanad asjad seal on. Mul ei olnud niisuguseid asju, meil ei olnud vanu asju kuskilt. Meil olid ainult need asjad, mis meil olid, kui me tulime. Meil ei olnud vanu mälestusi sellel maal. Kõik meie asjad olid Eestis, meie mälestused, meie pööningud, meie vanad asjad, meie tead mingid sugulased. Nii et see Eestisse tulek oli üks koju tulek. Ühel inimesel, kes ei olnud seal kunagi olnud, aga see oli üks koju tulek. Tuled laevast lõpuks maha ja siis sa näed, et on see niisugune, kas oli see traataed, aga aed, eks.
aed ja sina oled siinpool ja sa näed sealt läbi, see oli niisugune võrgustik aed. ja ma kohe jalutasin sinna ja kõik seisavad seal reas. ja tundsin nad kõik ära. ma ei olnud teid elus näinud, aga ma olin kasvanud üles kirjadega, nagu mu vanaema ema, kogu aeg arutasime neid. ma seisin seal ja ma ütlesin Luule, tädi Liivi, Elmo, Kai, Mati ja see oli niisugune äratundmise rõõm. inimesed, kellega sa oled natuke üles kasvanud, aga või ei ole elus näinud, aga nad on sinu omad kohe